Ja tere ka minu poolt ja mina soovin ka kõigile õdedele ja õendustöötajatele õnne tulevase õdedepäeva puhul. Mind on ikka hästi kuulda, jah? Ja mul on siiras rõõm siin täna teie ees seista ja tegelikult see on vist minu esimene kogemus niimoodi Eesti õdedele nii suurele hulgale esineda, nii et jah, loodan, et meeldib peale lõunat ka natuke võib-olla sellist teistmoodi ettekannet kuulata, aga mina tean, et enne mind esines ka Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse esimeest ja rääkis siis rahalistest investeeringutest. Et meil on tegelikult ettekanded natuke sarnase teemaga, aga mina proovin võib-olla natuke teisest küljest seda investeerimist teile tutvustada. Nii, aga kõigepealt, et mis see investeering üldse on? Et vaatasin ka interneti avarustest, et uudistada, et mis see õige termin või selle termini nii-öelda tähendus on. Ja leidsin siis nii Wikipedia kui ka Finantsinspektsiooni terminid, ja mis ütlevad siis, et investeering on siis kasu saamise eesmärgil tehtud pikaajaline kapitalimahutus. Ja tervishoius, kas me saame rahaliselt sellest investeeringust kasu, kui me tervishoidu investeerime, et tervishoius vist on natuke teistmoodi, et tervishoid on ikka inimeste tervisesse investeerimine ja kasu saavad siis needsamad inimesed, kes meiega koos elavad, meie ja meie head tuttavad, meie head kolleegid ja kõik inimesed, kes meid ümbritsevad ja samas ka meie maksumaksjad. Nii et igal juhul tervisesse investeerimine on oluline ja maksumaksjate tervisesse investeerimine on eriti oluline, sest siit tuleb ka see rahaline kasu tagasi. Aga räägime õdedest, et miks just investeerida õdedesse. Ja täpselt aasta tagasi on Eesti Vabariigi president öelnud väga häid sõnu õdede kohta ja eks te õdedena teate ise ka, kui oluline on see, kui teisse investeeritakse, meisse investeeritakse, et meil oleks ikka hea olla, et me areneksime ja et me seda heaolu peegeldaksime ka oma patsientidele ja oma kolleegidele. Aga WHO ütleb, et õed on tervishoiu selgroog ja tervishoiutöötajatena te peaksite teadma, mis on selgroog ja mida see selgroog teeb meie siis kehaga. Et ilma selgroota vist väga hästi elada ei saa ja samamoodi ka tervishoius. Et kui õed on tervishoiu selgroog, siis ilma õdedeta ka see tervishoid ei toimiks. Ja miks siis investeerida? Leidsin ka samamoodi interneti avarustest sellise toreda posteri. See on ülemaailmse õdede assotsiatsiooni poolt siis koostatud ja see näitab siis, need numbrid näitavad seda, et kui õel on tööl hea olla ja kui tema on õnnelik, siis on ka patsientide teeninduse kvaliteet parem, siis on ka ravi kvaliteet parem ja patsiendi ohutus märgatavalt paraneb. Nii et sellel on ikka päris oluline roll nendel investeeringutel. Ja väga oluline seos, et mina ise mõtestan enda peas seda nõnda lahti, et kui õde on õnnelik, siis on ka patsient õnnelik ja siis on ka patsient tervem ja meie ühiskond on ka tervem. Aga natuke ka selliseid tõenduspõhiseid allikaid ka, et kellel huvi, siis võib ka lugeda, et väga erinevatel viisidel ikkagi see õe heaolu mõjutab patsiendi heaolu. Et ma arvan, et te ise oma kogemuse põhjal saate samamoodi seda väita, et võib-olla ka on juhtunud nii, et ei ole hea päev tööl ja siis võib-olla ka see mõjutab seda patsiendiga suhtlemist ja seda õendusteenuse kvaliteeti. Aga on erinevaid investeeringuid, et mina ei näe investeeringuid ainult rahaliselt, et
et on ka teisi võimalusi investeerimiseks, aga tõin ka välja, et millised siis võivad need rahalised investeeringud olla. Ja loomulikult esimesel kohal, mida me kõik hindame, on konkurentsivõimeline töötasu. Et selleks on vaja päris palju raha ja seda me teame, et riigil väga palju raha ei ole järgnevateks aastateks, aga siiamaani me oleme tegelikult seda töötasu saanud iga-aastaselt õdedel tõsta ja sellest ka ikkagi see konkurentsivõimekus on kasvanud sellel erialal. Ja lisaks siis ma tean, et tervishoiuteenuse osutajad ka konkureerivad töötasu mõistes ja eks ikka, kui Tervisekassalt seda raha piisavalt ei tule, et väärtusliku õe tööd tasustada, siis iga tervishoiuteenuse osutaja juba panustab omalt poolt sinna töötasusse, et seda head ja tubli õde endale tööle saada, selleks, et see patsient tunneks ennast hästi ja teenuse kvaliteet oleks ka hea. Ja järgmine koht, kuhu on seda raha vaja, ongi õdede koormused ja eks sellel teemal on ka juba pikemat aega ka riigi tasandil need vaidlused käinud, aga ma ütlen, et kui võib-olla siis kui ma õde olin, siis ma mõtlesin, et mis seal ikka, et miks tööandja ei lisa veel ühte õde mulle valvesse juurde, et mul vähegi see koormus väheneks, aga ega see ühe õe lisamine valvesse ei ole nii kerge, et see ikkagi vajab päris palju raha, mida võib-olla tervishoiuteenuse osutajal nii palju ei ole. Et kui mõelda, et üks valvering on 4,5 õde, siis te võite ise arvutada, et kui palju see raha vajadus on. Järgmine on kasutajasõbralikud IT-süsteemid, et me kõik tahame, et meil oleks mugav seda dokumenteerimistööd teha, et me saaksime paberitest vabaks ja see vajab ka päris palju raha, et IT on tänapäeval väga kallis ja ma tean, et igal pool arendatakse neid IT-süsteeme selleks, et oleks mugavam nii õdedel kui ka arstidel terviseandmeid leida, dokumenteerida, aga paraku riik seda sellisel määral ei rahasta, nagu tervishoiuteenuse osutajal see vajadus on, nii et iga tervishoiuteenuse osutaja peab omalt poolt siis need investeeringud tegema ja need on, summad on miljonites, nii et päris keeruline. Kaasaegsed tervisetehnoloogiad ja meditsiiniseadmed, ka need on vajalikud ja ka need maksavad. Et samamoodi, kui palju seda riik rahastab, eks see on ikka ka iga tervishoiuteenuse osutaja enda teha. Ja paraku võibki nii juhtuda, et väiksemas asutuses on vanemad seadmed ja suuremas asutuses on uuemad seadmed, nii et kahjuks võiks see rahastus olla ka parem nii-öelda riigi poolt, et ikkagi me peame tänapäevaste uuendustega kaasas käima ja tervisetehnoloogia ju areneb igal sammul. Kaasaegne töökeskkond ja seda siis uuendatud taristu mõistes. Et oleme ka kuulnud riigi poolt, et rohkem betooni investeeringuid ei tule. Aga paraku meil on ikkagi Eestis on haiglaid, kuhu ei ole nii palju investeeringuid tehtud just hoonetesse, et tahaks ju endale ikkagi paremat töökeskkonda ja ka patsientidele paremat ravikeskkonda, nii et tervishoiuteenuse osutaja siis peab lihtsalt kuskilt selle raha leidma, et kui riigi käest ei saa, siis peab seda raha koguma, et neid renoveerimistöid ja ehitustöid teha ja need on päris kallid ikka. Et kui me praegu Ida-Viru Keskhaiglas tahame ehitada psühhiaatriakliinikut, siis meil on selleks vaja 30 miljonit. Et kahjuks seda raha meil ei ole, aga eks me üritame igalt poolt siis seda raha saada, kust võimalik. Ja Tallinna haiglast siis ma ei räägi, et kindlasti mina igal juhul toetan seda, et ka Tallinnal on vaja
suuremat ja kaasaegsemat haiglat. Aga viimane selline rahaline mõte minult poolt on väljaõppe ja seda just töökohapõhist väljaõpet ma pean silmas, et ei tahaks enam tänapäeval näha sellist olukorda, et uus värske õde tuleb tööle ja teda kohe esimesest tööpäevast pannakse valvesse või iseseisvat tööd tegema. Et kindlasti õed peaksid mõnda aega väljaõpet saama, et oleneb muidugi erialast, et intensiivraviõendusest on vist 4 kuud praegu igas haiglas, et meie haiglas vähemalt on, aga ka teistes osakondades, et meil haiglas on hiljuti alles tulnud selline kuuajaline või 2-kuuline väljaõppe ka statsionaarsetes osakondades, et see ikkagi on nii palju seotud patsiendi ohutusega ja ka töötaja enda nii-öelda emotsionaalse seisundiga, et kui inimene ikka ei ole selles osakonnas ühtegi päeva töötanud, siis ta peaks ikka mõnda aega seal oma juhendaja kõrval siis ikkagi seda väljaõpet saama, enne kui ta kindlalt oma töökohustuste juurde siis suundub. Aga see vajab ka raha, et õde, kes on õpib ja kes ei pea patsiente ja tee iseseisvat tööd, et see on lisakulu haigla jaoks ja kahjuks ka seda meile riik ei investeeri, nii et see on ka iga tervishoiuteenuse osutaja enda initsiatiiv seda teha. Nii, aga natuke huvitavama juurde, et kas ikka saab ainult rahaga investeerida ja siinkohal ma tahakski natuke seda ümber lükata, et minu meelest on väga palju tegevusi ka selliseid, mis ei nõua nii palju raha. Ja selleks ma siis ka tõin natuke selliseid enda mõtteid, mida ma ise olen mõelnud ja mida ma ka natuke olen uurinud teistest haiglatest, teiste haiglate kogemusel ja ka maailmas kogemuse näitel ja siin need kõik on. Ja edasi ma natuke põhjalikumalt igast sellest mõttest räägin slaidil. Et üks oluline, kõige olulisem praegu, mis on esikohal ja millest on ka väga palju ajakirjandusest läbi käinud, on töökeskkond ja kultuur. Ja ma arvan, et enamus meist, kui mitte kõik meist, tahaks töötada ikka heas töökeskkonnas, mitte just ruumide mõistes või taristu mõistes, vaid oma kolleegide toetuse ja sellise meeskonna vaimu mõistes. Ja selleks, et seda nii-öelda soodustada, on oluline ja me kõik tahame, et me oleksime kaasatud oma meeskonda, oma ülesannete nii-öelda kirjeldamisse, oma töö iseloomu kirjeldamisse, võib-olla ka natuke juhtimisprotsessi, eestvedamisprotsessi, et kui tehakse mingeid uusi juhendeid, et need ei tehta kuskil tagatoas ainult juhtide keskel, vaid et kõik oleksid kaasatud, kõik töötajad, keda neid juhendid puudutavad, et need oleksid juba juhendite koostamisse kaasatud. Ma arvan, et nii saavad ka need juhendid hea rakenduse ja need hakkavad ka toimima. Nii, arvamusega arvestamine. Et ma arvan, et see kuulamine, märkamine ja mitte ainult kuulamine, vaid ka reaalselt arvamusega arvestamine on ka väga oluline meie jaoks. Toetamine. Nii juhtide poolne toetus kui ka kolleegide poolne toetus. Et tänapäeval on see, ma arvan, ülioluline, eriti arvestades meie vaimseid selliseid pingeid ja läbipõlemist, et me kõik tahaksime olla toetatud ja ära kuulatud. Tunnustamine. See on üks motiveerimise selliseid allikaid, et läbi tunnustamise me saame motivatsiooni juurde ja samas me ka näeme, et meie tegevusi on märgatud, et me oleme tublid olnud.
ja juhtimine, eestvedamine, et investeerimine juhtimise arendamisse, õendusjuhtide arendamisse, et nende poolne juhtimine ja eestvedamine oleks siis tänapäevane ja meeldiv. Ja eestvedaja ei pea olema alati juht, see võib olla ka keegi kolleeg meeskonnast, kes võtab selle eestvedaja rolli enda peale. Ja ei tasu seda eestvedaja rolli siis selles inimeses maha suruda, vaid tuleb temaga kaasa minna. Ja loomulikult inimlikkus, et me oleme kõik inimesed ja et me tahame inimlikku suhtumist. Ja hea tava, ma tean, mitmed tervishoiuorganisatsioonid on loonud ja loomas sellist dokumenti, kus on kirjeldatud, kuidas me tahame, et me suhtleks üksteisega, millised on normaalsed koosoleku korraldamise reeglid, juhised, kuidas me patsientidega suhtleme, et tänapäeval on seda ka töökeskkonnas vaja, eriti suures organisatsioonis, kus töötab üle 1000 inimese ja isegi ka üle 500, et kõik mõistaksid, kuidas on normaalne suhelda üksteisega ja üksteist mõista ja toetada. Ja kommunikatsioon, sellesse investeerimine, et me kõik mõistaks olulist infot. Ja koostöö, avatud suhtlus ja kultuur ja tänapäeval ka see patsiendiohutuskultuur, mis soodustab siis tervishoius patsiendiohutust, et sellest räägitakse aina enam ja rohkem ja see on juba meie olevik, mitte tulevik, nii et aeg on juba ammu käes. Siis sellised investeeringud on ka koolitus ja arenguvõimalus, mis ka ei nõua väga palju raha. Me võime ka oma kolleegide seas häid koolitajaid leida, samas anda ka neile võimalust, et koolitada, ennast arendada, ennast näidata. Simulatsioonikoolituste läbiviimine ja õppused, need väga motiveerivad töötajaid, nii et meil oli ka eelmine aasta oli korraldatud terveks õppus, kus osales üle 200 Ida-Viru Keskhaigla töötaja ja ma tõesti tundsin õhus seda emotsiooni ja seda motivatsiooni peale õppust, et inimestel silmad särasid ja nad olid valmis kas või mägedele ronima peale seda, et see tõesti aitab ja see tõesti töötab. Erialane areng ja mis Ida-Virumaal eriti populaarne on riigikeele kursused ja kindlasti tööandjana me peame seda toetama ja ka isegi rahastama ja riigikeele kõnelemist toetama. Nii et sellised investeeringud ka. Ja loomulikult karjäärivõimalused. Ja kvaliteet ja patsiendiohutus, et investeerime ka sellesse ja kaasame ka õdesid õenduskvaliteedi arendamisse ja patsiendiohutuskultuuri edendamisse ja väga laialdaseks ja populaarseks on saanud ka juhtumite arutelud, et kui toimuvad mingisugused tõsised juhtumid, mis võivad mõjutada nii õe selliste vaimset emotsionaalset seisundit, siis me katsume korraldada sellistel juhtudel juhtumite arutelusid ja nende arutelude käigus siis tegelikult me ei süüdista kedagi, vaid me just toetame ja anname teada, et siin ei ole nagu süüdlast ja siin võib olla ikkagi viga süsteemis, et see võtab ka ikkagi pingeid maha. Ja süüdistusvaba kultuur, loomulikult juhendid, protsessid, mis toetavad seda ja patsientide kaasamine, et ka patsientide poolset sellist vaadet näha ja ka patsientide poolset võib-olla süüdistust vähendada, sest me sellega puutume ka päris tihti kokku. Et selleks on vaja ka patsiente kaasata ja neile mõista anda, et millised väljakutsed meil on ja et meie oleme ka inimesed, eks ole. Ja töökoormuse optimeerimine. Mentorlus ja karjäärinõustamine, et ma ütlen, et meie haiglas seda väga arendatud ei ole, aga on kindlasti eesmärgiks ja on kuhu minna, et see on samamoodi investeerimisvõimalus. Tervis loomulikult ja heaolu, selle eest me peame ka hoolitsema ja et ennetada läbipõlemist on erinevaid mooduseid, üks nendest näiteks meeskonnatöö edendamine,
Viimasel ajal oleme väga palju kaasanud ka tööpsühholoogi oma töökeskkonda ja seda väga palju kasutatakse ja mina näen küll, et sellest on abi. Oleme ehitanud ka jõusaali töötajatele, väga meeldib. Oleme korraldanud mitmeid rühmatrenne oma töötajatele, need on ka väga populaarsed ja samamoodi hoiavad sellist meeskonna vaimu üleval ja samas edendame ka tervist. Tervisekontrolli, ma arvan, teeb igaüks. Ja loomulikult ka jällegi see töökoormuse optimeerimine, et see on igal pool sees. Kas mul see patarei tühja ei saa? Ja töö ja eraelu tasakaal, et me järjest peame pöörama ka sellele tähelepanu, et me oleksime paindlikud tööandjad, et me saaksime võib-olla natuke seda tööaja kavas töötajale natuke rohkem paindlikkust võimaldada ja samas ka võib-olla töökoormust vähendada, et ületunde vältida ja ka loomulikult muuta seda töökorraldust paindlikuks. Ja nüüd minu aeg saab juba täis ja mina soovin, et teil oleks hea olla ja meil oleks hea olla, et riik meie eest hoolitseks ja ka tööandjad ja loomulikult ka Eesti Õdede Liit, kes alati hoolitseb õdede eest, siis investeerigem õdede heaolusse, sest siis suureneb ka tervishoiu selline selgroog, tugevneb ja suurendagem õdede häält ja avagem nende potentsiaali, sest kui õed õitsevad, siis õitseb ka tervishoid. Aitäh!